tere, kallid, kes te täna olete meiega ühes. Ühelt poolt on raske taas mõista seda, et me oleme koos. Aga Jumala sõna ütleb, et me oleme vaimus saanud üheks ja võib-olla just see videopildi kaudu ka ühenduses olemine teeb meie selle usus üheks saamise lihtsamaks. Muidu võiksime muidu ka ühe kellaaja kokku leppida, et see päev ja see kellaaeg me oleme koos Jumala sõna juures, oleme koos palves. Aga kõige olulisem on just minu jaoks see, et me saaksime julgustatud. Me oleme nendel päevadel kokku leppinud, et me loeme apostlite tegusid. Ja seal väga sageli öeldakse just seda, et julgustage. Isegi kui vennad lähevad ühte sünagoogi, mis oli juutide koguduse kooskäimiskoht, ja nad lihtsalt istuvad sinna maha. Ja siis koguduse koja vanem tuleb nende juurde, et mehed, vennad, kas teil on midagi julgustavat öelda sellele rahvale, kes on kokku tulnud? Me ei ole täna kokku tulnud ja kui ma siia saali vaatan, siin on 2-3 inimest on kokku tulnud ja Jumal on lubanud oma sõnas, et ta on meie keskel. Aga ma mõtlesin sellele apostlite ajale, esimesel sajandil nad olid hajutatud. Jeruusalemma olid jäänud ainult apostlid, kõik teised olid nagu laiali aetud. Nad olid eraldi. Aga sellele vaatamata nad tegelikult olid üks ihu Jeesuses Kristuses. Ja kui me ka apostlite tegusid oleme lugenud, siis sealt nagu tuleb välja, et olenemata sellest, kus keegi jüngritest oli Jumala püha vaim nendega. Oli see siis Filippus või oli see Paulus, oli see Peetrus, oli see Kornelius, kes tegelikult ei olnud saanud veel püha vaimuga ristitud, aga Jumala näitas talle juba midagi, mida tal tuleb teha. Ja ta tegi selle järgi ja ta läkitas ja kutsus Peetruse enese juurde. Apostlite teod on nagu selles mõttes minu jaoks põnev lugemine, et see näitab olenemata olukorrast. Jumal nagu pöörab selle hoopis millegiks muuks, milleks inimesed ootavad. Enne kui ma loen Jumala sõna, ma tahan teiega koos olla palves. Suur ja püha Jumal, me täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse eest ja tõesti ma palun õnnistust igale ühele, kes me oleme vaimus üheks saanud. Kes me oleme küll hajutatud, igaüks eri vaimus, aga sinu sõna ütleb, et me oleme püha vaimuga saanud üheks, kus 2-3 on sinu nimel koos. Me täna oleme küll läbi pildi või läbi tänase päeva võimaluste ühes koos, aga issand, me oleme läbi vaimu, issand, sinuga ühed. Me palume armu meie maale ja rahvale. Ja tõesti, et meie maa ja rahvas võiks mõista seda, et tõde ei ole kadunud. Tõde on, issand, sinu sõnas, sinu püha vaimus, mis teeb selle meile võimalikuks, et me seda mõistaksime, aru saaksime, et me suudaksime valesid eraldada sellest, mis on õige. Issand, loo sina meile puhas süda ja kui me ka sinu sõna loeme, ava see meile, tee see meile mõistetavaks, et me tõesti näeksime, mida sa selle sõna kaudu oled läbi aegade teinud ja sa teed jätkuvalt, et me võiksime kasvada, issand, sinu tundmises ja sinu tee peal käies oleksime paljudele tõe tunnistajaks. Aamen. Ma tahan, et me loeksime koos apostlite tegude 14. peatükk. Aga Ikonionis sündis, et nad tulid juudi sünagoogi ja kõnelesid seal nõnda, et suur hulk juute ja kreeklasi sai usklikuks.
aga sõnakuulmatud juudid õhutasid ja ärritasid paganate hinged vendade vastu vihale. Apostlid viibisid seal kauemat aega, kuulutades avalikult issandat, kes andis tunnistust oma armu sõnale ja laskis sündida nende käte läbi tunnustähti ja imetegusid. Aga linna elanikud jagunesid kaheks. Ühed olid juutide, teised apostlite poolt. Kui siis paganad ja juudid koos oma ülematega tahtsid apostleid teotada ja kividega surnuks visata, põgenesid nood sellest teada saades Lykaoni linnadesse, Lüstrasse ja Derbesse ja nende ümbruskonda ning kuulutasid seal evangeeliumi. Ja Lüstras istus maas üks vigaste jalgadega mees, ema ihust saadik halvatud, kes polnud veel kunagi kõndinud. Too kuulis Paulust rääkimas. Kui Paulus talle otsa vaadates märkas, et mehel on usku saada päästetud, hüüdis ta valju häälega, tõuse püsti, seisa oma jalgadel ja too hüppas püsti ja kõndis. Rahva hulgad aga nähes, mis Paulus oli teinud, tõstsid häält ja ütlesid Lykoonia keeles, jumalad on inimeste sarnastena tulnud alla meie juurde. Ja nad hüüdsid Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks, sest tema pidas kõnet. Ja linna ääres asuva Zeusi templi preester tõi härgi ja lillevanikuid värava ette ja tahtis koos rahvaga neile ohverdada. Aga kui apostlid Barnabas ja Paulus seda kuulsid, käristasid nad oma rõivad katki ja tormasid rahva hulga sekka hüüdes. Mehed, miks te seda teete? Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on, kes läinud sugupõlvede ajal on lubanud kõigil paganail käia nende oma teedel ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head, andnud taevast teile vihma ja viljakuid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga, ja nii kõneldes suutsid nad vaevu vaigistada rahva hulka, et see neile ei ohverdaks. Aga Antiokiast ja Ikonionist tuli sinna juurde ja need said rahva hulgad oma nõusse ja nad viskasid Paulust kividega ning lohistasid ta linnast välja, pidades teda surnuks. Aga kui jüngrid olid kogunenud tema ümber, tõusis Paulus püsti ja läks linna. Järgmisel päeval lahkus ta koos Barnabasega Derbesesse. Aamen. See kirja kohta ei olnud eriti julgustav esmapilgul. Just nende sõnumi ja evangeeliumi kuulutamise tagajärgede pärast. Nad olid Ikonionis, kui ma seda õieti hääldan, ja see kõne, mida nad kõnelesid, lõi nagu rahva kaheks. Ühed olid nõus, nad võtsid selle rõõmuga vastu, on öeldud, et suur hulk neist sai usklikeks, aga ometi juhtus see, et nad pidid linnast lahkuma. Just sellepärast, et neid taheti nagu sellel ajal veel eriti jõhkral moel kividega surnuks visata, ehk siis alandada ja teotada, kuigi oli ka väga suur hulk, kes oli nende poolt. Ja nad lähevad järgmisesse linna, mida siin tuuakse, ja seal ka kuulutavad evangeeliumi ja veel enam, nad teevad ka ühe tunnustähe.
Nad teevad ühe imeteo ja siin on kirjeldatud, et kui Paulus vaatas selle mehe silmadesse, ta nägi nendes silmades midagi, kus ta sai aru, et see mees tahab midagi. Ta ei küsinud ta käest ei annetust. Siin nagu ei olegi nagu öeldud, et see mees oleks pöördunud Pauluse poole, vaid Paulus märkas, et mehel on usku saada päästetud. Ja ta hüüab, valju häälega hüüab, tõuse püsti, seisa oma jalgadel. Tõuse püsti, ilmselt ta röögatas selliselt, et kõik rahvas võpatas ja kui ta seda ka röögatuse või hüüdmise tagajärgi nägi, siis see puudutas neid selliselt, et nad hakkasid tegema midagi, mida nad tavaliselt tegid. Ma ei kujuta seda ette, kui meie kiriku ukse taha keegi hakkaks tooma härgasid, et neid ohverdada sellepärast, et siin kojas Jumala sõna kuulutatakse. Ja Paulus ja Barnabas olid sellest väga löödud. Mitte sellest, et Jumala ime oli sündinud, vaid sellest, mis need inimesed olid valmis tegema. Nad olid näinud Jumala imet ja nad tahtsid tuua ohvrit, mida nad olid harjunud tooma oma ebajumalatele. Siin on kirjutatud, et nad vaevu suutsid vaigistada rahva hulka, et nad ei hakkaks tegema seda, mida nad olid plaaninud. Nad olid näinud suurt Jumala ime. Jalutu oli saanud kõndijaks, ta ei pääsenud sellest olukorrast, kus ta oli olnud. Ja ometi rahva meelsus on jälle nagu äratundmatuseni muutunud, sest osa rahvast sai nõusse, et Paulus visata kividega surnuks. Ja seekord nad viivad selle ellu ja nad lohistavad ta linnast välja, pidades teda surnuks. Kõik need sündmused võiks ju kõhedust tekitada ja võiks ju öelda ka Paulus, et ma kunagi ei lähe sinna tagasi. Mis mõttes? Nad on ju kõik endast oleneva teinud, et seista minu vastu. Nad on teotanud, nad on mind kividega loopinud. Ja just sellepärast, sellel teisel korral nad viskasid teda kividega, et Paulus ei vastanud nende ootustele. Oleks Paulus nõustunud selle ohvri teenistusega, siis ta oleks ilmselt jäänud puutumata. Aga ta oli Jumala sulane, kes ei saanud kaasa minna sellega, mida rahvas ootas temalt. Ta jäi endale kindlaks. Aga hämmastav on minu jaoks 21. salm, sest me lõpetasime 20. juures, kus ta kirjutab, et ta siis mõnda aega kuulutas evangeeliumi teistes paikades ja paljud olid jüngriteks saanud ja ta pöördub tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni. Ta läheb sinna tagasi, kus ta oli saanud tegelikult väga suure põlguse ohvriks. Ja kui nüüd mõelda, et mis nagu tõmbas teda tagasi sinna, ma arvan, et just see, et seal oli ka suur hulk neid, kes temasse uskusid, on ju kirjutatud, et jagunes 2. Seal olid need, kes väga hindasid teda. Me ei saa ka tänases maailmas loota, et maailm on meie poolt. Ja seda on ka vahel väga raske nagu vaadata ja kuulda ja taluda. Ja vahel nagu tundub ka sedasi, et kui mõni perekond on Jumala sõna väga suuresti nagu esile toonud ja kuulutanud, siis väga pikalt teda veel piitsutatakse ja
alandatakse ja mõnitatakse ja loobitakse selle maailma kividega. Aga teistpidi, see on ju meile ette teada. Kui me Jumala sõnas kindlaks jääme, oma veendumusi ei lase maailmal ümber kujundada, siis ootab meid kividega loopimine. Tänases maailmas on need sõnadeks moondunud, aga teistpidi neid apostleid loobiti kividega ja sellel hetkel said ainult nemad pihta. Ainult nemad, nende ihud said vaevatud, nemad kannatasid selle kivide hoopide all. Aga tänane maailm on palju karmim. Kui täna loobitaks näiteks mind, siis tegelikult saavad pihta minu lapsed, minu lähedased. Keegi ei halasta neile. Aga Jumal halastab. Halastab neile, kes neid ka kive loobivad. Sest nii nagu Jeesus Kristus ka ristil olles ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Kui nad Stefanust kividega loopisid, siis Stefanus ütles, anna neile andeks, sest nad ei tea, millega nad tegelevad. Kallid, me peame meie maale ja rahvale samuti andeks andma, kui nad meie lähedasi, usukaaslasi kiusavad, mõnitavad, alandavad ja lootes sellega, et me muudame oma põhimõtteid. Jumal on meie poolt. Ja tõesti ma tahan teid sellel päeval, kui me oleme tänases päevas, julgustada. Kui me ei saa siin koos käia, siis käige väiksemalt, 2-3 kaupa, sest Jumala sõna ütleb, kus te olete koos tema nimel, ta on teie keskel. Tema toob selle tõe avalikuks, sest meedia on täis vale väiteid, vale pilte, tahtes nagu muuta meid nõrkudeks. See on saatana kavalus ära peigutada, piire nihutada. Kui keegi ütleb mingi väite välja, me ei saa seda uskuda. Ka Jeesus on meid hoiatanud. Kui keegi teile ütleb, vaadake, Jeesus on seal või ta on seal, siis ta ütleb, ärge uskuge. Mina olen teile öelnud, kui mina tagasi tulen, siis see on nähtav. Te ei pea minema kusagile vaatama, et äkki ma olen seal. See on igal pool nähtav. See on Jeesuse Kristuse enda sõna. Läbi aegade on saatan püüdnud valedega meid mõjutada. Aga Jumal oma sõna ja püha vaimuga aitab need valed paljastada. Tõesti, ma tahan teid julgustada. Hoidke Jumala ligi, siis Jumal hoiab teie ligi ja see müür, mis teie ümber on, see on kindel tulemüür. See on verekaitse, millest räägib Jumala sõna. See ei puutu teisse, aga ärge laske seda müüri nõrgestada. Aamen. Jääge terveks, on kirjutatud apostli.